Tere tulemast ja olemast nii teile, kes te olete siin kohapeal Strandi lahesaalis, kui ka siis tervitus neile, kes jälgivad meid ekraani vahendusel. Ja üleskutse mõlemale osapoolele, ehk siis teile, kes te olete siin ja need, kes on ekraani taga, palun lülitage oma telefonid hääletu peale. Aitäh! Mina olen Meelis Sarv ja tänasel ülemaailmsel inimväärse tööpäeval alustab oma hooaega Pärnu kolledži Väärikate ülikool. See avaaktus on eriline, see õppeaasta jätkub eriliselt. Juba kevadel alguse saanud nii nimetatud uus reaalsus on meie tavapärase õppeformaadi pea peale keeranud. Loodame, et selles tohuva pohus jätkub nii lektoritel kui ka siis tudengitel jaksu ja ka motivatsiooni oma teadmiste kogemuste jagamiseks. Tänu suurepärastele tehnilistele võimalustele on meil hea meel tervitada siin ja praegu Tartu Ülikooli rektorit Toomas Asser. Tere, head Väärikate ülikooli osalejad! Alates möödunud kevadest oleme me kõik pidanud kohanema varasemast veidi ettevaatlikuma maailmaga. Noored üliõpilased meie auditooriumites, nemad järgivad soovitusi iseenda ja kaasüliõpilaste kaitsmiseks. Väärikate ülikoolis aga oleme otsustanud sel aastal oma õppijateni jõuda peamiselt ekraani vahendusel. Ma loodan, et sellele vaatamata, aga tegelikult võib-olla just selle võimaluse tulemusel on meie kursustel arvukalt osalejaid. On ju eriti praegusel ajal oluline, et me leiaksime harjumuspäraste kohtumiste ja tegevuste asemele uusi võimalusi oma vaimu ja mõtete erksana hoidmiseks. Vaimne ja füüsiline tervis käivad ikka käsikäes ja seega soovime Tartu Ülikoolis pakkuda teile laia valikut silmaringi avardavatest loengutest, samal ajal aga säästes teid füüsilise kogunemisega kaasnevatest haigestumise riskidest. Niisiis, me korraldame sel aastal Väärikate ülikooli loengud uuel viisil. Kõik loengud salvestatakse ja neid on võimalik vaadata arvutist või ka mõnest muust seadmest igal pool Eestis. Ja miks mitte ka väljaspool Eestitki. Eks ole seegi omamoodi õppimine, õppida tundma neid võimalusi, mida pakub meile digimaailm. Et aga keegi ei jääks soovitud loengutest ilma, aitavad meie koordinaatorid vajadusel ja võimalusel korraldada ka loengute ühisvaatamisi sellistes väiksemates rühmades. Tänapäevaste teadmiste ja oskuste omandamiseks soovime teile väikestes rühmades pakkuda ka digioskuste koolitusi, keelekursuseid ja õpitubasid. Kindlasti jätkame Väärikate ülikooli programmidega ja jätkame nendega edaspidi ja loodame, et saame seda peagi teha sellisel meile harjumuspärasel viisil. Loodetavasti kasvame vahepealses uues olukorras kõik targemaks ja osavamaks ja nii rikastame ka traditsioonilise õppimise ja ka õpetamise viise. Igal juhul on kindel, et Väärikas ülikool jätkab õppimisvõimaluste pakkumist väärikatele õppijatele. See on Tartu Ülikooli jaoks auasi. Ma edastan Tartu Ülikooli poolt tänusõnad ka kõigile koordinaatoritele regioonides, kes meiega koostöös neid programme korraldavad. Tänu teile jõuab Rahvusülikool jagada uusi teadmisi lisaks Tartule ka Pärnus, Viljandis, Narvas, Tallinnas, Kuressaares, Türil, Valgas, Keilas, Viimsis,
Põlvas, Elvas ja sellest õppeaastast ka Võrus ja Jõhvis. Ma tänan teid. Soovin ilusat õppeaastat teile kõigile ja olge terved. Rektori vahetab välja direktor. Tartu Ülikooli Pärnu kolledž Karri Raagmaa. Tere ilusat pärastlõunat ja tore on ikkagi näha inimesi auditooriumis, sest mul just oli jutuajamine kolleeg Andres Kuusikuga, kes on üks selliseid säravamaid Tartu Ülikooli turundusspetsialiste ja ta ütles, et temal läheb alles veri keema, kui 200 inimest on auditooriumis, veel parem 500. Ja muidugi need üritused, mis siin eelnevalt olid 500-600 osalisega siin allpool, need muidugi võtsid isegi kergelt nagu vana õppejõu natuke võdisenema, et aga seda enam andis nagu sellist nagu vunki sisse. Ikkagi on hea vaadata inimestele silma, tajuda seda emotsiooni ja see, mida meie õppejõud kevadel muidugi kõige rohkem kurtsid, oli see, et ei ole seda vahetut sidet õppijaga. Kui sa seda seinale loed seda purgi sisse seda juttu siis ja kas see läheb kohale või see ei lähe kohale ja see on suur mure. Nüüd me oleme siis nagu rakendanud ülikoolis nii-öelda hübriidõpet, mis on siis kombinatsioon, et osad on siis auditooriumis ja osad on siis seal kuskil toru otsas, nagu ka praegu. Ja eks esimesed nädalad on seda õppimist olnud muidugi päris kõvasti ja on ka pisaraid voolanud noortel õppejõududel, sest lihtsalt ei tule välja, see masin ei kuula sõna ja siis keegi seal toru otsas ei suuda nagu oma ühendust saada ja kõik läheb halvasti. Aga inimesed õpivad, inimesed kohanevad ja tegelikult ka tundub, et täna läheb vist päris hästi siiamaani, et tuleb välja ja ju see siis on uus reaalsus vähemalt mõneks ajaks, kuni need riskid nagu maanduvad. Aga mul nüüd siia tulles torgatas nagu pähe, et väga pikka aega Linnar Viik näiteks on rääkinud ja see on üldine selline Euroopa ja kogu maailma probleem. On digioskused, aga on ka digilõhe. See ei ole kala, nagu see palgalõhe, mis ei ole ka kala. Aga see on digilõhe, kus siis tegelikult see piir jookseb just sellise noorte ja vanade vahel. Vaadake, kuidas need noored inimesed oma mobiiltelefonites, minul on ka probleem muidugi, et ma ei saa mobiiltelefoniga eriti suhelda, sellepärast, et mu näpud on liiga suured. See on sellise väikese Hiina tüdruku jaoks päris parajad need mobiiltelefoni klahvid seal. Ja siis nad saavad täpselt pihta, aga minul lähevad kogu aeg topelt ja siis ma pean jälle kustutama ja ei ole tüütun. Aga tegelikult pole ka nagu väga vana, ei ole väga noor, kuskil seda vahepeal. Aga ülikoolis sellega tegelenud ja peab hakkama saama. Mäletan veel oma kolleegi, kes on juba vanane mees ja kes mõni aeg tagasi veel ka püüdis asjaga hakkama saada. Ega saigi hakkama lõpuks, sest pidi saama lihtsalt. Ja praegu see olukord on nüüd selline, kus siis tegelikult ma kujutan ette, et meil on võimalik seda digilõhet kõvasti nimisi kaamale tõmmata. Ja enne kui ma ära tulin, vaatasin ka majas seal, et palju meil täna oli seal 3 päeviti meil vabaainete päev. Ja suhteliselt hõre oli, et arvutiklassid oli seal suht vabad, nii et tegelikult need, kellel veel ei ole seda massinate kasutamise oskust, siis tegelikult Mari saab korraldada sinna sellised järeleaitamiskursused siis kiiresti, et ka need, kes veel ei ole seal digimaailmas pädevad, eks ole, saaksid siis selle miinimumi kätte, saaksid siis neid loenguid, mida siis professor Hasser pakkus ja lubas, mis ka tulevad kindlasti, saaksid siis ka nagu jälgida. Aga loodame, et siis aasta tuleb vähemalt nendele, kes saavad võrgus olla huvitavad ja ma usun, et me saame korraldada ka selliseid väiksemaid gruppe nii selle digioskuste jaoks kui ka siis selleks, et õppijal oleks kellelegi rääkida. Ma praegu vaatan teiega, flirtin nagu nii-öelda auditooriumiga. Et selleski õppijal on natuke parem ja loodetavasti ka need hübriidlahendused ka lähevad nagu käima, nii et loodame, et läheb ka hästi ka seekord. Aitäh! Ja taas kord on meile võimalik nautida tehnikasajandi imesid. Meiega on Eesti Vabariigi peaminister Jüri Ratas. Auväärsed hingelt noored daamid ja härrad, mul on ülimalt hea meel, et pühendate eelseisva õppeaasta sellele, mis tervet Eestit edasi viib, enda teadmiste ja oskuste täiendamisele. Väärikat ülikool, kus te õpinguid alustate või jätkate, toimub juba 11. õppeaastat järjest. Imetlusväärne.
On imetlusväärne, et õppimine ühendab hingelt noori inimesi üle kogu Eesti. Olgu selleks siis kaunis Kuressaare, Pärnu, Tartu, Elva, Türi, Viljandi, Valga, Põlva, Võru, Jõhvi, Narva, Keila, Viimsi või pealinn Tallinn. Kõikjal käivituvad loengud ja seminarid, mille käigus saab oma ala asjatundjatelt tarkusi ning kogemusi teemadel, mis teevad tänapäevast argielu lihtsamaks ja kindlasti ka huvitavamaks. Mõistan, et igatsete algaval õppeaastal võimalust teiste osalejatega kokku saada. Loodan, et teil jagub sellegi poolest jõudu, et ka praegust õppekorraldust võtta väärtusliku õppetunnina. Omandatud oskusi läheb meil kõigil tarvis, et õppida elama tänavusel kevadel Eestit ja kogu maailma tabanud koroonaviirusega koos. Lugupeetud õpetajad ja korraldajad, tänan teid südamest, et aitate hingelt noorte õppimisele kaasa. Loodan, et selle juures võtate seda ka ise võimalusena. Midagi alati juurde õppida. Head sõbrad, ilusat sügist ning tugevat tervist teile kõigile. Jõudu meie kaunile Eestile! Omapoolsete tervituste ja mõtteteradega on nüüd teie ees Pärnu linnapea Romek Kosenkranius. Jah, väga austatud Pärnu kolledži rahvas, austatud perenaine, austatud Jüri Trei ja väga austatud uued üliõpilased, kes siis tänavu alustavad või jätkavad oma õpinguteed Väärikate ülikoolis. Kindlasti on see eriline õppeaasta just selle sama COVID-viiruse tõttu, mis siis meie kõigi elus ja plaanides on teinud päris palju muudatusi, sundinud meid sukelduma sellesse digimaailma ja läbi selle vähendama ka digilõhet, millest rääkis ka lugupeetud direktor, et tõesti see, et nüüd õppetöös osaleda ja oma heade sõpradega suhelda, siis see kõige turvalisem viis on läbi siis arvuti või läbi telefoni ja ma olen täiesti nõus, et see telefonimajandus on võib-olla ka minuealisele inimesele juba käib üle jõu, et ma ei tea, minul on näpud küll peenemalt võib-olla, aga tõesti see pigem suhelda arvutis ja loomulikult ma mõistan ka kõigi õppurite ja õppejõudude tahet suhelda näost näkku ja ma usun, et see võimalus meile jääb siis teha seda turvaliselt, siis kas siis kandes siseruumides maski ja teha seda õppetööd läbi viia hajutatult. Ja ma usun ka, et nii nagu aastasadu on erinevad haigused inimkonda kummitanud, saame ka sellest haigusest või sellest viirusest võitu ja eks teadlased teevad palavikuliselt tööd, et mõne aja pärast oleks meil ka vaktsiin olemas ja ma olen täiesti kindel, et aasta pärast on see vaktsiin juba olemas ja see viiruse pandeemia jääb ka ajalukku. Aga mõistlik on tõesti õppida sellest, et mida, nagu öeldakse, et head kriisi ei ole tark raisku lasta, et see tõesti vähendab võimalust, see annab võimaluse vähendada seda digilõhet, et ka vanemaealised inimesed ikkagi saaks arvutiga sina peale ja arendab erinevaid arvutisüsteeme, et kõik need Zoomid ja Teamsid on tegelikult väga populaarseks muutunud ja koosolekuid peetaksegi juba läbi arvutite, nii et ka õppetöö on täiesti võimalik. Loomulikult see on harjumatu meile, aga inimene õpib kogu elu ja harjub kõigega, nii et ma usun küll, et tuleb edukas õppeaasta, tuleb põnev õppeaasta. Ma soovin jõudu kõikidele õppejõududele, et nad
peaksid selles digimaailmas vastu, et ka neile on see tegelikult väga suur pingutus, nagu näitas kevad, ümber orienteerumine ja olgem siis uued üliõpilased ja vanad üliõpilased, olge siis mõistvad õppejõudude suhtes, loengupidajate suhtes. Ma ise ka olen tõesti, et tegelikult on nii hea tunda seda auditooriumi reaktsiooni, et siin ma näen, et kas inimesed naeratavad või vaatavad mind kurja pilguga, et siis tead oma juttu õiges suunas suunata, aga nüüd ma näen, et inimesed vaatavad juba sellise veidi väsinud näoga, nii et ma siinkohal kõne lõpetan ja soovin teile veel kord ilusat õppeaastat, hoolimata sellest, et viirus on teinud õppetöös hulka korrektuure ja jõudu kõigile organiseerijatele, te olete tublid, et seda ettevõtmist veate ja seate nii, nagu see on tõesti populaarne ja nagu ma kord lubasin, siis nii nagu mul see aeg täis saab, siis ma olen kindlasti jälle tagasi koolipingis ja miks mitte Tartu Ülikooli Väärikate Ülikoolis. Aitäh teile ja ilusat kevadet või ilusat sügist ja vabandust. Ma loodan ka, et ka kevad, selles mõttes ma mõtlesin ka juba kevade peale, et kevad tuleks meile ilus, et me selle ajani püsime terved, et püsige kõik terved kevadeni. Aitäh! Aitäh linnapeale heade soovide eest. Nüüd aga tuleb siia lavale Tartu Ülikooli elukestva õppekeskuse juhataja Tiia Ristolainen. Head väärikad õppijad, hea Pärnu kolledži esindajad ja kõik külalised. Elukestva õppimise kohta on palju huvitavaid ja toredaid tsitaate Hiina vanasõnast Remargi ja Fordini välja. Ja need peegeldavad, kui oluline on elukestev õppe, teadmiste värskendamine, uute teadmiste omandamine nii inimesele endale kui ka kogu ühiskonnale. Olgu siin toodud mõned näited. Kui inimene on liiga suur, et õppida, siis ta enam suuremaks ei kasvagi. Inimene, kes ei õpi, kobab pimeduses nagu öine teekäija. Kõike tuleks tundma õppida, mis vähegi saab. Meistriks võib saada ainult see, kes aastaid iga päev vaeva näeb, et koguda uusi kogemusi. Kuid ka meister peab ütlema, õpin, kuni elan. Parim, mida inimene võib teha, on harida iseennast ning arendada oma võimeid, et temast oleks maksimaalselt kasu kogu ühiskonnale. Ja inimene, kes õppimise lõpetab, on liiga vana, olgu ta siis 20 või 80 aastane. Teie head väärikad ei saa kunagi vanaks. Tartu Ülikooli Väärikate Ülikool kannab elukestva õppe ideed ja on kasvanud 12 aastat tagasi loodud Pärnu projektist suureks üle-eestiliseks ettevõtmiseks. Eelmisel aastal osales Väärikate Ülikooli programmides üle 3000 õppija üle Eesti ja lisaks eestikeelsetele programmidele me pakume ka 2 programmi vene keeles Narvas ja Tallinnas. Ja mul on hea meel, et igal aastal kohalikud omavalitsused või entusiastid maakonnas pöörduvad meie poole ja küsivad, kas nad võivad sellise toreda Väärikate Ülikooli programmiga liituda. Ja me oleme lahkesti nõus olnud. Kuigi see sügis algab teisiti ja me ei korralda traditsioonilisi auditoorseid loenguid, mõeldes teie tervisele, on Väärikate Ülikoolist ikkagi võimalik osa saada. Vaadata videoloenguid, osaleda koolitustel ja õpitubades. Ja ma soovin teile, et te teeksite nendest Väärikate Ülikooli videoloengutest endale sellise toreda tähtsa õpisündmuse. Võtke aega, võtke enda kõrvale kohvitass, mõnusad suupisted, märkmiku, kuhu saab tarku mõtteid kirja panna. Ja kui loeng on läbi, jagage oma sõbrannadega, oma Väärikate Ülikooli kaaslastega, kas või telefoni teel, neid mõtteid, mida te kuulsite. Ja loomulikult saab koordinaatorite abil ka koha peal korraldada selliseid ühisvaatamisi, et me ei tahaks, et
Inimesed ei saaks sellepärast Väärikate Ülikooli programmist osa, et ei ole arvutit või muud seadet, kus neid loenguid vaadata. Ja nagu teie teate, head väärikad, väga heas mõttes vanakooli inimesed, õiget õppijat ei takista miski. Ma soovin teile uut ja kasulikku õpikogemust elukestva õpperadadel. Sulle, Mari, palju jaksu ja rõõmu Väärikate Ülikooli eestvedamisel ja ühel ilusal päeval me kohtume teiega taas auditooriumis. Eesti Lipuselts annab Eesti lipukultuuri hoidmise ja arendamise eest Tartu Ülikooli Pärnu kolledži Väärikate Ülikoolile üle piduliku Eesti kandelipu. Sõnavõtuga esineb Eesti Lipuseltsi esimees Jüri Trei. Austatud linnapea, austatud Tartu Ülikooli rektor ja Tartu Pärnu kolledži direktor, austatud väärikad ja kõik, kes meid kuulevad üle Eesti, need linnad, mida siin rektor ja peaminister mainisid oma tervituskõnedes. Mul on suur au ja rõõm esineda siin, sest ma ei kohtu teiega mitte esimest korda. Ja ma olen mõelnud, et siin eelkõneleja ütles, et üle 3000 inimese, kes on siis selles õppes osalejad aasta jooksul. Et mõelge nüüd ise, et ma küsisin Mari käest just, et palju neid oli, kui ma siin diplomaadina või Eesti Lipuseltsi esimehena olen käinud Pärnus esinemas ja iga kord on öeldud, et saal on täis, et kuskil 400-500 inimest. No 1/6, siis mul on au olnud 1/6 suhelda auditooriumi kaudu, nende nägusi näha, nende aplausi kuulata. Ja kahtlemata meil Lipuseltsil, kes me selle traditsiooni algatasime, lippude kinkimine. See oli küll juba aastaid tagasi varem, kui ma mäletan, et poole öö ajal helistas peaminister, peaministreid meil on palju olnud, nagu te teate, et ütles, et Jüri, et me arutasime, et Eesti lipu juubel on tulemas ja et me siin arutasime, kuna me oleme maha maganud selle, et kas sa ei võtaks seda oma kanda, et aasta otsa juhtida seda valitsuskomisjoni. Muidugi ma ütlesin jah. See on pikk ja naljakas lugu, selle kõik akadeemikud, keda ma tunnen või minu professorid on öelnud, et Jüri, kui sa kirja ei pane, me sulle tere ka ei ütle. Aga igal asjal on oma aeg. Ja nagu kadunud Veidermaa ütles, et Jüri, et vaata, loe need minu asjad läbi, kirjuta siia juurde seoses Lennartiga, kui me presidenti, nagu öeldes, katsime. Et aga sina, et mina varsti suren ära ja mina võin avaldada, aga sina ei saa ju, sul tulevad suured jamad. Sina pane kirja ja pane sahtli ja ise vaata siis, millal on see õige aeg. Aga nüüd, kui me tähistasime Eesti Vabariigi 100. Siis kui Tartu Ülikooli rektorgi praegu esines, et jah, aasta tagasi oli mul au anda Tartu Ülikoolile seoses Rahvusülikooli 100. See lipp üle oma koolile ehk kõrgkoolile, konservatooriumile ehk praegusele Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiale ja samuti mitmetele koolidele, kes tähistasid oma 100. juubelit. Elleri muusikakool, Georg Otsa kool ja nii edasi. Ja täna me olemegi siin, et siis järjekordselt tänada teid, kes te, ütleme, seda rahvuskultuuri oskate hoida, meie ajalugu
meie lipuajalugu, mille vastu huvi olete tundnud. Ja kindlasti siin on ka üks põhjus veel, Pärnu, Sindi, nüüd on ka Haapsalu ja ka Jõhvi tulnud kõrvale, on need, kes väga aktiivselt on hoidnud meie liputraditsiooni. Muidugi ma ei taha solvata praegu, kui meid kuulatakse, kindlasti Põltsamaa, kindlasti Otepää ja mitmed teised, kes on selles meie meeskonnas, meie paremad ja vasakud käed, kui me Eesti lipupäeva tähistame, kui me Eesti lipu lugu räägime, Eesti lipu ajalugu. Väärib tähistamist. Ja nüüd ongi see pidulik hetk tulnud, kus peaks nüüd, et mida sa muidu siin laua taga istud ja tasuta lõunaid ei ole, peaks ju siis väikse kingituse tegema. Aga mul tuli meelde veel, kui linnapea siin kogemata sõnasabast, teate, viiruse ajal juhtub igasuguse asju. Ja mina olen, meil oli just vanade estoonlastega kokkusaamine Estonias ja mul tuleb alati meelde minu õppejõud, minu kolleeg Georg Ots, kellega koos mul oli õnn ja au 5 aastat laulda Estonia laval, et viiruse ajal juhtub, et nii nagu Ots laulis, näen und, aina meeletu tund, löön väed, puruks võitmatud väed. Võt nii see elu on. See viirus tuleb ka võita ja puruks lüüa. Jõudu, Eesti lipp on ees, meie järgi teeme asja ära. Ma palun siia nüüd siis süüdlased, et üle anda kingitus. Noh, jah, kus aplausi. Tulge lavale siis, et rahvas näeks ka kangelasi. Et meil on saanud traditsiooniks, nagu ma juba ütlesin, et lipu kinkimise tunnistus ja siin on ilusti öeldud, selle saate ära raamida, et Eesti rahvuskultuuri hoidmise ja liputraditsioonide väärtustamise eest on Eesti Lipu Selts annetanud teile Tartu Ülikooli Pärnu kolledži väärikate ülikoolile Eesti lipu. Nii et palju õnne, jõudu teile. Ja mingil hetkel siis tavaliselt meil on niimoodi, et see lipp on praegu niimoodi ilusti ära pakitud. Et me teame, et lipu puhul on nii, et lipp tuleb nüüd leida siis Pärnumaal üks pastor, kirikuõpetaja ja siis tuleb ta ära pühitseda ja siis võib teda juba välja panna. Niimoodi käib see lipu ABC. Tänane loeng oli tasuta. Kas te soovite midagi tänutäheks veel öelda? Mari pole täna midagi rääkinud. Jah, üks see rääkimisaeg kindlasti ka tuleb, aga mida ma tahan selle suurepärase kinkituse peale öelda? Sõnu ei ole. Nii hea meel on, et me oleme seda lipu väärt ja kindlasti me te selleks ajaks saab õnnistatud, kui on lipupäev ja seal me oleme. Ma loodan, et Jüri ka, eks. Ja tegelikult on lipp meie elus väga oluline ja tähtis. Vahetevahel tundub üks asja, et võib-olla liiga vähe me väärtustame oma lippu. Aga Pärnus siin me oleme seda teinud ka siis, kui veel mujal lipupäeva ei tähistatudki ja küsiti, mis pärast te marsite vaikivas rivis 3 lippu käes. Aga see oli algus. Ja
ja heade kaaslastega koos oleme me jõudnud sinna, et Pärnus on väärikalt tähistatud lipupäeva alates 2006. aastast lippude lehvides ja neid on siis juba üle 100 vahest olnud. Tähtis pole arv, tähtis on see, et see meie lipp lehviks ikka uhkelt ja kõrgelt. Aitäh! Aitäh! Kui te tähele panite, Mari ütles, et aastaid on juba tähistatud, et jah, seal on oma plussid ja omad miinused, et kui ma järjekordselt kodus abikaasale ja lastele ütlesin, et ma lähen Pärnu, siis naine küsis, et mis sa Pärnu lähed, et kas sul on seal armuke, et igal aastal, mitte ainult lipupäeval, et nüüd on niimoodi, et Urmas saade pilti ja siis saada mulle meili peale, et ma saan naisele näidata, et ma siin Mari ja linnapeaga olin. Muidu ta ütleb, et mis sa sinna Pärnu läksid nüüd jälle, et sa nii tihti käid. Me käime lipupäeva pidamas. Aitäh. Aga Mari, härra tõtt ära lava pealt, et anname sulle võimaluse siis kenasti kogu see meie tänane kaunis pärastlõuna kokku võtta. Ole lahke, tule ja räägi südamest südamesse. No tõesti, kui juba rääkida, siis võib see paber ju valmis olla, aga eks see läheb mul ikka sinna, et tulebki nii teha, nagu Meelis ütles, südamest südamesse. Kõigepealt tervitus kõigile väärikate ülikooli registreerinud ja edaspidi osalejatele, õppuritele, sest see on väga suur au ja võimalus sellist kooli, ülikooli vedada, sellist ülikoolis käia, sellepärast, et nii nagu siin eelnevalt juba rääkis nii Tiia kui teised, et me õpime eluaeg, aga pole midagi parata, tunneme ennast vahest tihti peale natukene kehvasti, sellepärast, kui mitte ei tahaks öelda, et nagu lollina. Jah. No nüüd on see digivõimalus. Võimalusi tuleb alati kasutada ja võimalusi peab oskama endale luua. Ja head, väärikad nõukoja liikmed. Meil on nüüd jälle uus võimalus, jah? Kui siin oli juttu, et kuni uue aastani suuri loenguid ei ole ja soovituslikult 20 gruppides õppetööd jätkata ja teha, siis mina muidugi kohe kärmesti hakkasin rehkendama. Mis me siis tegema peame? Palju sinna jõuludeni aega on? 11 nädalat. 500 ja peale selle veel 15. Jagame need 20-ga ära, palju saame? 25, no kõik võib-olla ei tule, aga ikkagi. Ja kui me siis tahame võrdseid võimalusi pakkuda kõigile, kes tahavad õppida, ja neid õppijaid on ju ja tuleb iga aastaga juurde, siis ütlen mina, et palun paneme pead tööle. Ja me saame sellega ka hakkama ja me mõtleme välja, mismoodi me selle aasta siis toimetame. Aga me toimetame kindlasti. Õpikojad, õpikäigud. Arvutiõpe on oluline ja ma ise tunnen seda, et nii palju tahaks ja nii palju tahaks. Siin on veel üks asi. Kui Pärnu linnas, ja siin ma loodan linna abile, kuskilt ettevõtted, nagu eelmine aasta SEB Pank meile mõned arvutid ja väga head arvutid andis, siis vaadake, väärikate ülikoolis ei ole ju ainult arvuti õppimine oluline, vaid on oluline see, et ma saan siis pärast ka kasutada, siis on õppimisel ju mõte sees.
muidu see õppimine läheb varsti meelest ära kahjuks. Ja vaat siin on see koostöö asi väga suur. Kuidas me saame nendele, kellel ei ole ei e-posti või ütleme meili, kuhu kirju saata, täna me räägime edaspidi. Kõik informatsioon, mis me teeme, on kättesaadav Tartu Ülikooli, Pärnu kolledži, Väärikate ülikooli kodulehel. Tore. Aga kui sul ei ole kust vaadata, siis on muidugi need head lapselapsed ja kaaslased, kellega saab, kuidagi ikka saab. Aga me peame siin ka seda mõtlema, kuidas me saaksime nii, et rohkem saab iseseisvalt seda teha. Mida ma tahan veel öelda? Ma usun, et te kõik olete sellega päri. Et see surutis, mis on tulnud selle koroona olukorraga. Ja ühelt poolt olen nagu hea meel, et meist peetakse lugu ja meie üle muretsetakse, aga teiselt poolt. No ma ei usu, et keegi siin olijates mulle vastu vaidleks, et ta ei taha olla mingi hoitud asjake kodus kapi peal, vaid me kõik tahame tegutseda, liikuda ühiskonnas, tunda ennast vajalikena inimestena, kodanikena, nende parimas tähenduses. Terve Euroopa vananeb, ega Eestis on ka tööjõupuudus. Noh, ja kui me siis ei saa tegutseda ja me ei oska, vaat selle jaoks, et me ikka oskaks ja seda, mis meil on, et me seda saame ära kasutada, sellepärast me ka käime Väärikate ülikoolis. No veel, mida öelda? See aasta on eriline. Ja tegelikult, kui te oma elus tagasi vaatate, ega siis päris ühesuguseid aastaid pole kunagi olnud. Ikka on midagi uut ja huvitavat. Või vahest kurvastavat tulnud vahele. Aga ega siis ainult me mäetippudesse ei saa ronida, eks ikka tuleb sealt alla tulla ja seda oskust on ka vaja. Nii et meil teiega on vaja ka seda oskust, kuidas me selle situatsiooni lahendame enda jaoks, Pärnu teiste väärikate jaoks, kes kõik tahavad õppida. Noh, elu on teinud meile vingerpusse kõigile. Aga me oleme ju sellest välja tulnud, sest muidu me siin täna ei oleks ja rõõmsa näoga ei vaataks selle peale, et edasi liikuda. Me saame hakkama. Ja see usk, et me hakkama saame, see meid saadab. Ja ma arvan, et see on üks asi, mis on kogu aeg olnud. Sest kui te võib-olla osa teist teab, aga alustavatest ettevõtjatest ja ettevõtetest ainult 5% ja vähem kui 5% jõuab 3 aastani tegutseda. Nüüd rohkem ma ei ütle. Väärikate ülikool. Siin juba öeldi, mitu aastat me oleme tegutsenud. Mis see tähendab? Seda, mis me teeme, on vaja. See ei ole mingi reklaami nipp ega klipp, et tulge, lähme. Me peaaegu ju ei teegi reklaami. Ainult see on reklaam, millal toimub, kus toimub. Et me teaksime õigesti liikuda kuhu. Liigume edasi ja me saame hakkama. Aga kuna mul on siin võimalus nüüd rääkida ja ülearu palju ei räägiks, siis ma tahan veel ühte asja öelda. Kogu see tegevus, mis me oleme teinud teiega koos, selle eest tuleb tänada eraldi väga paljusid. Ja kõigepealt ma tahan tänusõnad öelda muidugi Pärnu linnavalitsusele. Ükskõik kui hea mõte see on, miski ei saa toimuda, kui raha ei ole. Vahendeid on vaja.
seda, et Tartu Ülikool ja Pärnu kolledž kogu oma personaliga on meid nii-öelda välja kannatanud. Aitäh selle eest. Ja Pärnus on ka ettevõtteid, kes meid on toetanud. Au neile, et nad on märganud seda, tulla meile rääkima asjadest, milles meil napib teadmisi. SEB Pank, mitte ainult ta ei ole nüüd meile teadmisi jaganud, aga ta on meid toetanud ka materiaalselt. Aitäh! Kahtlemata see maja, kus me täna oleme, selle juhile ja eestvedajale alati oleme me siin tundnud ennast mõnusalt ja teretulnud. Taskukohase hinnaga. Aitäh teile! Strand on koht, kus me tahame tulla. Veel kord kõigile teile head kaasteelised, nii toetajad kui õppurid. Tahan ma soovida seda, et mõtleme, teeme ja toimetame arukalt edasi. Olgem kõik rõõmsad ja ikka terved. Aitäh! Aitäh, Maris Urveli, aitäh ka kõigile teile, kes te siin füüsiliselt, siin ja praegu meiega olite ja aitäh ka kõigile neile, kes teleekraanide vahendusel meie avaaktusest osa said. Loodame, et õppeaasta lõpul saame taas kohtuda ja siis juba kõik koos ühise suure perena tähistada Väärikate Ülikooli siis hooaja lõpp.